ja neid müüdi 2 tundi. Palju 2 tunniga ära läks? 2 tunniga läks vist 150 raamatut ja siis helistati mulle, et ei, meie siiski ei saa seda raamatut müüa, et me peame selle teil tagastama. Armsad Võrgutelevisiooni vaatajad, alustame meie juba 14. saadet Eestimaa maskita lood. Oleme siin Läti piiri lähedal Hirmu külas salastuudios. Siit pääseb salamahti üle Läti piiri, kui liiga hirmsaks peaks minema, aga ma loodan, et seda ei juhtu. Suur tänu kõigile vaatajatele, kes olete meie saateid vaadanud. Siin Jüri Lina saade on tõsist huvi äratanud, vaatajaid oli üle 21 000. Jüri Lina saabub meil jälle veebruaris, nii et igaüks tere tulnud tema loengusse ja kui meil õnnestub ka teha temaga saade. Nii et teiseks tellige Rahvuslik Teataja, Rahvuslikust Teatajast me avaldame siis Jüri Lina loengute turnee kindlasti ka kava varsti. Muidugi see kava on ka mujalt, ma loodan, saadaval. Aga alustame meie 14. saadet ja meil on täna saates stuudios külaline. Tema on siin minu vastas, tema on Mati Nigul, tema on kirjastaja ja kirjastuse Maatriks omanik, sest meie teemaks on täna tsensuur. Ja temaga on juhtunud siin hulle asju, siis võib-olla alustamegi, tema ise räägib, mis on temaga juhtunud. 3 aastat tagasi oli üks raamat välja antud, mida keegi ei oodanud, ei tahtnud, et välja tuleks. Müüki seda ei võetud kuskile kohtadesse, aga see selleks. 3 aastaga on päris mitu tuhat raamatut maha müüdud, enamus neti kaudu ja oli ka üks julge raamatupood Eestis, kes selle müüki võttis. See ei olnud ilmselt väga suur raamatupoodide kett. Ja ei olnud väga suur raamatupoodide kett, õige. Tegelikult, jutu käib. Ära nüüd salad, see räägi välja. Kapra laadu raamatust minu võitlus on. Ta oligi Kapral siis nähtavasti, kui selle kirjutas. Aga näita meile seda raamatut, et sul on ta siin kuskil olemas. Selline ilus raamat. Lõbus mees on siin peal. Kas sa ise tõlkisid selle raamatu? Ei. Selle raamatu tõlkimisega oli selline lugu. Seda on nähtavasti keegi kuulnud juba, aga ma räägin. Ei, kes seda kuulnud, mina ei ole. Ütleme nii, et 2016 aasta. Nüüd ma räägin nagu tõlkijast. Lepa Marguse eesti keelde pannud raamat. Margus nägi sellega 2 aastat vaeva. Tõsiselt nägi vaeva. Ja tulemus on ülihea. Teda on mõnus lugeda, teda on ladus lugeda. Miks teda mõnus lugeda? Sest et ta on mõnusasse eesti keelde pandud. Suupärane, jah? Suupärane. Väga kena. Mitte sisupärast mõnus. Oota. Okei. Ja kuna, mult on väga palju pärast küsitud, et kuidas siis Margus Lepa, et kas Margus Lepa tunneb saksa keelt nii hästi. Ja siis ma olen alati öelnud, et see raamat ei ole tõlgitud saksa keelest, see raamat on kokku pandud 4 erinevas keeles sisust. Ühesõnaga, ja Margus on selle ümber kirjutanud niimoodi, et mõte ei läheks kaduma, mis raamatus on. Kas see on siis, ma segan vahele, kas see on siis nüüd nagu öeldakse, et selliseid teoseid tuleb kõiki tõlgendada ja lahti seletada? Kas see on siis Lepa poolt seletatud juba lahti või tõlgendatud või on edasi antud konkreetselt selle isiku mõte, kes on selle raamatu omal ajal kirjutanud? Jah. Selle kohta see üks suur raamatupood, kes seda müüs kuni viimase ajani, meil on nüüd, mis meil on 2022 lõpp, 2019 see raamat juulis tuli välja. Üks pisikene raamatukett, kes Eestis müüd neid, ma täna just vaatasin järgi 1700 tükki. 1700 raamatut on müüdud. Juba müüdud, jah? Ainult tema poolt. Ainult tema poolt. Aga minu meelest te müüsite ka ju internetis ja Rahvaraamatus müüsime. Ja Rahvaraamat nägi raamatule hirmsat müügiedu, võttis müüki, saatis mööda Eestit laiali. Mul on pildid, kus on 700 raamatut on Rahvaraamatu lao ukse taga euroaluse peal. Mul on pilt, kus on Rahvaraamatu veebipoes ilusti müüa. Ja
neid müüdi 2 tundi. Palju 2 tunniga ära läks? 2 tunniga läks vist 150 raamatut ja siis helistati mulle, et ei, meie siiski ei saa seda raamatut müüa, et me peame selle teil tagastama. Nad tagastasid mulle 700 siis mingi 550 midagi iganes raamatut oli, ma täpselt numbreid ei mäleta. Rahvaraamat. Rahvaraamat. No, kuidas nad põhjendasid seda kiiret neile muutust? Nad ei põhjendanud seda. Lihtsalt tuli hea mõte. Neil oli koosolek terve rahvaraamatu, nii palju mina aru sain. Neil oli koosolek, kes koosolekul nad ühiselt otsustasid, et ei, nad ikkagi seda ei müü. Noh, ilmselt siis kuskilt helistati. Apollo müügini ei jõudnudki. Mis siis Apollo tegi? Apollo otsustas mitte müüki võtta. Need on erafirmad, seal ei ole mitte midagi paha öelda, igaüks teeb, mida ta tahab. No, minule meeldub selle peale üks tuntud homotordi kohtuasi liitlaste mailt. Ühesõnaga homoseksuaalid tellisid kristlastelt, kristlikult pagarite vanapaarilt tordi, homoseksuaalse tordi. Kristlased keeldusid tordi tegemisest, sest see ei olnud vastuolus nende usuliste vaadetega. See oli Eestis, oli vastuolus. No, neid on võib-olla Eestis ka olnud, aga üldiselt on neid, mujal maailmas on selline. Ja siis alati need, ütleme seda tüüpi, kes keelduvad peopaika näiteks homoabielu jaoks välja rentimast või torti tegemast, üldiselt neid karistatakse. Et nad diskrimineerivad oma suhtumisega valivad kliente, ei teeninda kedagi. Ja praegu siis me näeme, eks ole, et mõned raamatupoed diskrimineerivad ühte kirjastajat. No ütleme nii, et 2019 aastal oli ka olemas ju selline asi nagu Facebook. Facebookis oli Matrix kirjastuse leht. Matrix kirjastust, kus sai seda raamatut? Mitu korda. Kõigepealt saadeti mingi hoiatus mulle, et pandakse kinni, siis ma seal seletasin neile, et ma ei mäleta, kuidas Facebookis see käib, et see on meie mis kuradi kogukonna moraali nõuetele. Ja just vastu, mida iganes, okei, siis ma ei pannud seda pilti välja, siis oli mingisugune aimatav osa. No lõpuks päädis sellega, et kui te täna lähete otsite Matrix kirjastuse kodulehte Facebookis või Matrix kirjastust Facebookis, siis seda te sealt ei leia. Sest ta kadus täiesti ära. Aga kust kohast leiab? Matrix kirjastuse Facebook pani teie kirjastuse kodulehekülje. Ei, mitte kodulehekülje, aga Facebooki lehekülje. Facebooki kodulehekülje. Ja siis minu arust on praegu mingis, kui ta praegu on vist mingi, siis ma tegin mingi Matrixi raamatud uue lehekülje, uue nimega ja siis see vist toimib siiamaani, ma ei ole vaadanud. Ma sinna palju ei ole postanud. Rahulik, kui sul tekib sinna teatud hulk kasutajad, näiteks 500, siis see kustub. Ja kustub iseenesest ära. Aga siis võtame kokku, et siis milline see väike kett siis müüs seda raamatut, keegi tahab võib-olla nad ei saa enam osta. Miks nad ei saa ostma? Sellepärast, et nendel tuli sisemine kaemus, et nad enam ei müü seda. Aga kes need olid, tahad sa nende nime öelda või? See oli meie see pood, kes vana raamatutega tegeleb, raamatukoi. Kõige suurem võrgu antikvariaat. Jah, kõige suurem võrgu antikvariaat. Seal on, kui sa otsid sealt konkreetselt Adolf Hitleriga raamatuid, siis seal on neid ikka 10, mis on kõik see, aga ei tule põhiteost välja. Ja tema, ma rääkisin, helisin ka, et mulle ta oli sõnad. Koile helistasid siis? Koile, jah, koi omanikule, nii palju mina aru saan. Helistasin, et kuidas see asi siis tuli niimoodi, et te nüüd ei müü ja et miks mulle keegi teatatud, et te juba pikka aega ei müü, aga mulle pole keegi teatatud, et ei müü. Ja siis ütles, et neil oli, et tema ajas muidugi selle mingite nooremate müüjate süüks, et noored müüjad käisid nii pinda, et seda ei tohiks ikkagi müüa, aga ma arvan, et kui me noorte müüjate kes küsiva läbi, siis nad ei teagi sellest, et nad selles suhtes pinda käinud. Siis mulle tal ühed sõnad nagu ajaloost, et ka sina pruutus. No et see oli siis nagu ettekääne ja? Jah, see oli ettekääne. Ja siis Apollo ei jõudnud üldse müümiseni ja rahvaraamatul läks 2 tundi aega. Et aru saada, et ei tohiks müüa. Ja selle aega juba müüdi mitu seda raamatut, aga ikkagi tuli aru saaminati. Väga paljud müüjad ostsid ise raamatu ära, sest et nad kuulsid, et see võetakse müügist ära. Ja kuskil veel 3. kett kõik Eesti. 3. kett ei ole, nüüd olen ma Tartust ühe härrasmehega, ma vabandan ta ees praegu, et ma ei mäleta ta nime, aga tema müüb ka vanu raamatuid ja tema juba isa müüs ja tema, kas isa suri ära, siis ta võttis selle asja üle. Ma nähtust leian see üles. Ei ole ju vana raamat. See, mis sa siin praegu. Kohe saab 100 aastaseks. No jaa, aga ta on ju palju uuem siin laua peal. Aga vaata tead, 24 kirjutajad. Ma tahtsin su käest küsida, et ma tean sind kui tublit ettevõtjat ja äriinimest ja kes
sellel maastikul on päris edukalt hakkama saanud ja aga vaata sellise raamatu tegemine või see tõlkimine või selle trükkimine ja selle sünnilugu, kas see peegeldab sinu sisemisi ideoloogilisi vaateid või on tegemist hoopis puht kommertsprojektiga, sellepärast et kui sa räägid nendest numbritest ja nendest arvudest, siis ma peaks ütlema, et tegelikult äriliselt selle raamatu trükkimine ja turule paiskamine on ju olnud ääretult positiivne, sellepärast et kui sa räägid mulle sellistest müüginumbritest, siis me võtame siin kõik mütsid maha, sellepärast et nii hästi raamatut müüa fenomen. See raamat on selline, ega mul on hakkame algusest peale. 2003 ma tegin kirjastuse. Ei, tegelikult minu jaoks algas see veel varem. 2001, siis kui lasti maha need tornid seal Ameerikas 2 tükki, siis internet oli selleks ajaks juba olemas. Minuni jõudis üks kiri internetis, mis oli selline, ma ei tea, võib-olla A4 suurune, kus kirjutati sellest tornidest, siis oli ju kõik Bin Laden, mis on tänapäevaks, ma ei tea, palju seda veel usuvad, on ju, aga kindlasti on palju inimesi, kes usuvad. Ja siis mul jõudis kiri ja ma vaatasin, lugesin see kirja, mõtlesin, et kes see niimoodi kirjutab. Ja vaatasin, seal oli selline nimi nagu David Icke. See oli 2001 aasta kohe peale seda. Nii, ma hakkasin kohe vaatama, et kes see vend selline on, tuleb välja, et oli selleks ajaks juba mingi peaaegu 10 raamatut kirjutanud. Tänapäevaks on ta maailma kõige tunnustatum vandenõuteoreetik. Ja mitte ainult terrorist, keda ei lubata Euroopa Liitu. Ja selle raamatu, selle tegemine, selle Mein Kampfi tegemine oligi tegelikult see raamat, millega ma sain lahti oma võlgadest, mis olid tekkinud David Icke'i 2016. aasta Eestisse toomisega. Kus mul ka kadus ära üks inimene, kes pidi seda asja aitama organiseerida ja ma jäin ühesõnaga 6 aega enne seda, kui esinem pidi toimuma, suurelt ette võetud on ja ma jäin üksi. Ja ma pidin üksi ajama kõike neid asju ja Raske oli. Raske oli, jah. Ja ma jäin päris mitme 10 000-ga võlgadesse tänu sellele. Nii. Tahan öelda, kõik, kes on kirjutanud David Icke'is, ma olen lugenud netist väga palju, et ta elab nagu luksuses ja ta on aferist ja selline värksärk. Ma tahan öelda ühte asja tema nagu kaitseks. Et meil oli temaga kokku lepitud, kui sellest asjast sai üldse rääkima hakatud 2014 või siis pandi 2016 aasta esinemiste plaani kirja. Et tema saab oma esinemise eest sellise ümmarguse summa 20 000 eurot. Nii. Ja kuna see asi läks nagu nii kiireks lõpus ja mul hüppas see korraldaja, kes pidi reklaamid kõik asjad organiseerima, kes oli selliseid üritusi, hüppas alt ära mingi 6 aega enne seda. Ma jäin selle asjaga nii kõvasse miinusesse. Ja David Icke ütles mulle, tema ei saanud mitte sentigi selle esinemise eest. Sellepärast, et tema ütles, et neid asju me nii ei aja. Ja muidugi ma ostsin ta lennukipiletid siia, ta hotellid maksin kinni, söögid, värgid, särgid, aga honorarid oma esinemise eest ei saanud mitte sentigi. Ja ta ei nõudnud neid seda kunagi. See oli nagu tema austuseks öeldud. Tüüpiline terrorist. Jah, muidugi. See on teoloogiline. Raha ei tahtnud. Meil on põhiseadus ju olemas ju, jumala eest. Eesti Vabariigi põhiseadus ja siin on selline paragrahv nagu 45 on olemas. Ja ma arvan, et meie tänane saate teema on tsensuur ja siis on täitsa asjakohane. Ma selle paragrahvi ette loen. Nii, Eesti põhiseadus, Vabariigi põhiseadus, paragrahv 45. Igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Seda õigust võib seadus piirata avaliku korra, kõlbluse, teiste inimeste õiguste ja vabaduste, tervise, au ning hea nime kaitseks. Seadus võib seda õigust piirata ka riigi ja kohalike omavalitsuste teenistujatel neile ameti tõttu teatavaks saanud riigi või ärisaladuse või konfidentsiaalsena saadud informatsiooni ning teiste inimeste perekonna ja eraelu kaitseks, samuti õigusmõistmise huvides.
ja lõpeb eraldi real, tsensuuri ei ole. Paragrahv 45 Eesti põhiseadus, kuidas siis saab olla, et selline küsimus, kas need read olid ka esimeses põhiseaduses sees? Kas on 92. aastast sama sõnastus? Jaa, ikka on. See on 92. aastast sama sõnastus. Ma ei tea sulle vanduda, kas ta on 20. aastast sama sõnastusega, aga ta on kindlasti 92. aastast sama sõnastusega. Ja sellest hoolimata keeldub rida. Ei, aga see on nende õigus. Mul ei ole keelatud seda välja anda, seda raamatut. No sul on õigus levitada. Mul on õigus levitada, ma ise levitan, keegi ei takista mind. Ka täna tellis üks inimene selle raamatu, eile tellis üks inimene selle raamatu. Kui ma telefoni välja võtan, ma näen täpselt, mis kuupäeval keegi on tellinud ja palju on tellinud. Siiamaani tellitakse 3 aastat. Võib-olla kui nüüd keegi vaatab seda saadet ja tahab endale seda raamatut tellida. Matrix kirjastuse kodulehel. Läheb Matrixi kirjastuse kodulehele. Matrixkirjastus.ee Kirjastus.ee Aga kuidas sa seda põhjendad, et raamat keelatud ei ole, kohtuasja ei ole selle raamatuga? Ei ole. Nii, see on täiesti lubatud ametlik raamat ilma mingite juriidiliste probleemideta ja praktiliselt kõik meile tuntud raamatupoed ja raamatupoeketid on kas öelnud enne müügile võtmist ei või lühikese aja järel ei või pikema aja järel ei. Nad kardavad seda. Kuidas sulle tundub, et mis see põhjus on? Põhjus on täpselt see, et ma olen igal inimesele, kes ütleb, issand, ma ei taha seda lugeda. Ma olen alati ütelnud, et kõik, mis te sellest raamatust kuulnud olete, unustage ära, sest see on vale. Lugege see raamat läbi ja siis me arutame sinuga uuesti. Aga räägime, mis raamat see on? On see eluloo raamat? Esimene osa on eluloo raamat ja teine osa on siis, kuidas partei loodi. See on siis ajalooline dokument. Ta on ajalooline dokument, jah. Aga milles seisneb see vastuolu selle vahel, mis sellest raamatust räägitakse ja mis selles raamatus tegelikult on? Räägitakse, et see on põhimõtteliselt, mis nad ütlevad, et see on juutide hävitamisprogramm. Mina olen sellist nimetust kuulnud. Ei ole sellist asja siin. Võtke lugege, kui te leiad selle koha üles ja näidake mulle ka. Mina ütlen seda, et mina mäletan Itaalias, Rooma linnas, see oli ammu aega tagasi, käisin seal, elasin seal lähedal kuu aega ja seal on palju erinevaid raamatupoode ja nad on väga erinevad. Suured, seal on neid raamatukette palju. Lähed ühte, seal on seina suurune Che Guevara riiul. Lähed teise, seal on euroaluste peal Mein Kampf itaaliakeelne tõlge kuldkirjadega koodi fondis tehtud aluste peal väljas kõige nähtavamal kohal. Ja, meil ei ole poes raamatu. Ei no, ütleme niimoodi, et mina raamatukoi akna peal ka seda pole kordagi näinud. Ta oli ikkagi selline nagu natukene. Mina nägin Pärnus ühes hulgibaasis müügil, kus ma käin sööki ostmas. On aga ammu aastate eest. Mina arvan, et see on ikka selline orjarahva mentaliteet, et ei julgeta vabalt tunnistada ega vaadata neid seisukohti ja ka hinnata objektiivselt, mis on olnud ja miks nii kirjutati ja mis asjaoludel. Ja me võime rääkida mida iganes, sa ütled, et ei taheta seda raamatut müüa, vahendada, turustada ja see on nii, nagu sa ütled, et juutide hävitamise programm. No tähendab, kuskil niimoodi näeb. Vaata nii palju kui inimesi, nii palju kui erinevaid arvamusi. Aga kui me nüüd räägime nendest samast, et kui sa tõid sellise mõiste sisse nagu juudi, siis näed juba üks kodanik, Martin Luther, näed, on juba kirjutanud aastast, tead mis aastast on ta kirjutanud? 1543 on kirjutanud juutidest ja nende valedest. Kui sa räägid siin praegu tsensuurist, siis ma võtsin selle raamatu just nimelt selle tagumise osa pärast, me ei hakka siin arutama, kes kui palju valetas või kes mida arvas ja ei hakka faktoloogias saama nina toppima, aga näiteks vaata, kui huvitav on siin taga just see seletav osa selle raamatu kohta, et tänapäeval, mil sõna- ja trükivabadust Euroopas üha piiratakse, on ajaloolistele teostele kombeks lisada seletus ja tõlgendusi. Vaata, ma sain aru niimoodi, et kui sinu raamat oleks kommenteeritud teatud õigete inimeste poolt, siis oleks see raamat olnud ka suurepärane raamat. Isegi vabandusi, just kui teaksid ammu surnud autorite kritiseerijad autoritest endist paremini, mida teostes on öelda taetud või koguni oleks nende tänapäevastel targutajatel maailmavaatelistes küsimustes absoluutselt õigus või absoluutne õigus. See tähendab seda, et kui see oleks nüüd õigete inimeste poolt kommenteeritud ja siis oleks nagu absoluutselt nagu öeldakse, et kosher see raamat, eks ju? Ma rääkisin siis kui see raamatukoist ära võeti, ma rääkisin telefonis selle härraga pikalt. Kes sulle ära ütles? Jaa.
pikalt, et mis ja kus ja kuidas ja siis ta ütles, et ei, et tema arvab, et seda raamatut ikkagi Eestis peaks müüma ja et selle raamat peaks uuesti välja andma. Veel kord? Ja. Aga sa juba andsid korra välja? Ei, ma küsisin, et aga mis mõttes? Ütles, et no, et see peaks olema ikka kommenteeritud väljaanne. Ma ütlesin, et pole probleem, et ma leian siin kommenteerijad, mul on siin hea sõber Harri Raudvere ja Kivisildnik, et kas sellest aitab, et kui me need nagu kommentaarid ja Lepa Margus võib väga hästi seda kommenteerida, on ju. Ei, mitte nii, et see peaks ikkagi olema tunnustatud ajaloolaste kommenteeritud. Gustav Naani laadsed ajaloolased. Ja just sellised, ma ei tea, kas Gustav Naan vist on surnud. No aga sama laadi riikliku tellimus tegevaid. Ja, et anname välja. No. Et siis võiks nagu eraldi. Lauri Vahtri kindlasti oskab seda käest kommenteerida. Ei, ma ütlesin, et seda ma nüüd ma pärast tagantjärgi tarkusega mõtlesin, et me võiksime teha, et me anname kommentaarid sellele raamatule eraldi raamatust välja. Paneme ta siia juurde ja inimene saab eraldi osta raamatut ja kommentaare. Ja siis vaatame, et kui palju kommentaare ostetakse. Kui palju saab neid müüa, jah. Jah, et kas sa oled nõus nagu kommentaaridega koosta müüki võtma? Vaata, ma ütlen sulle vahele. Näiteks mina leian, et meie inimeste haritustase või haridus on niivõrd kõrgel ja heal järjel, et iga inimene, kes tundes ajaloolist tausta seda olustikku, lugedes seda raamatut, suudab ise endale lahti mõtestada ja aru saada selle raamatu sisu ja just täpselt nii, miks ta sellel hetkel kirjutati. Ja ei ole vaja keegi, et talle nüüd nämmutaks selle pudru ette ja suu topiks, vaid nende vaimsus ja teadvus meie inimestel peaks olema sellisel tasemel või sellisel määral, et nad suudaksid ise aru saada ja lahti mõtestada või ise endale kommenteerida selle raamatu sisu. Lähtuvalt sellest ajaloolisest situatsioonist, mis selle raamatu kirjutamise või valmimise hetkel oli. See on nüüd teooria, aga ma räägin, kuidas asi käib praktikas. Oma enda ühe episoodi, ühe kõrvalise tähtsusega episoodi oma pikas nagu tsensuuri nagu ajaloos. Kunagi töötasin ajalehes Post, kuni viimaste päevadeni välja ja see leht, omanikud ise panid selle kinni. Üks metalliärimees Robert Lepikson oli siis selle lehe omanik ja ta pani selle lehe vabatahtlikult kinni, sest leht oleks kinni pandud niikuinii ja nagu siin härra Atto luges põhiseadusest, kas seal oli heade kommete kaitseks, et ühesõnaga mis siis juhtus? Oli olnud Sioni tarkade protsess Tartus, ma ise käisin seal, eks ole, seal protsessil, kohtusaalis ostsin endale raamatu, ostsin raamatu, laenasin välja, kahjuks enam ei ole, ei saanud tagasi, nagu ikka, kui sa hea inimene oled ja mingi harulduse välja laenad, siis sa sellest ka ilma jääd, ärge seda kunagi tege. Vahepeal kõikidele inimestele hea soovituse, kui te kellegile midagi välja laenate, siis võtke oma telefon, pange seda näo kõrvale ja tehke oma telefoni pilt. See ei kao mitte kunagi, mitte kuskilt ja sa saad alati teada, kellel sa mida laenasid. Väga mõistlik. Ühesõnaga, raamat oli ära keelatud ja siis tekkis mõte, et selle võiks ajalehes Post järjejuttuna välja anda. Et kui huvi on tekitatud, reklaamikampaania ja hakkas vaikselt tulema, kusjuures tuli kommenteeritud. Peatoimetaja Toomas Liiva kirjutas väga sellise nagu asjaliku ja minu mõistuse järgi sellise nagu objektiivse saatesõna. See ei olnud mingi antisemiitlik või midagi taust. Täiesti ajalooline saatesõna. Aga tekkisid probleemid ja lehe omanik pidi lõpuks lehe kinni panema, sest leht oleks kinni pandud niikuinii ja põhjus, miks ta kinni oli pandud, ei oleks olnud mingi vihakõne, mida siis ei olnud, ega mingisugune muu seaduse rikkumine, vaid mingi punkt Eesti seadustes, mille järgi saab lõpetada kõigi asutuste tegevused, kõik lepingud ja nii edasi, kui nad on vastusolu heade kommetega. Ma olen küll kuulnud, et ükski mingisugune striptiisiklubi oleks kinni pandud vastuolus heade kommetega või nii jooma urgas või midagi sellist, aga see leht oleks kinni pandud ja siis omanik pani ta ise kinni ja kirjutas ise veel viimases numbris selle loo lahti, kuidas ta ei kujutanud ette, et mingi selline trall võib lahti minna Eesti Vabariigis sellise asja pärast. Kuidas nad isegi Lepiksest jagu said? Said jagu. No kuidas tal siis oli kohtuprotsess käis või lihtsalt teda hoiatati ja hirmutati ja hoiatati, et see leht pannakse niikuinii kinni ja kuna leht oli siuke 50-60, ta ei olnud kasumisega kahju, seal nulli lähedal ta kõikus ja kuna tekkisid jamadega, siis omanikust on ka aru saada, et ta nagu, aga just minu meelest see kohtuasja, et miks ta ära keelati, oli see, et seal oli see vale saatesõna, see oli ilmselt selle Eesti aegse, ühesõnaga, et see oli vana raamatu kordustrükk, see, mis ära keelati siis, ja et see saatesõna oli nagu vale, see oli nagu selline solvav või eksitav või rassistlik või midagi sellist, ma ei mäleta sõnastust.
see meenutab mul ühte väga ammu ja head tuttavat lugu natukene teisest valdkonnast. Kunagi, kui ma töötasin Sotsiaalministeeriumi haldusalas ja sotsiaalminister oli mul otsene ülemus, siis oli üks ministri nõunik oli. Sotsiaalminister oli tollel ajal Siiri Oviir ja tal oli üks hästi temperamentne nõunik, kes käis ja tahtis hirmsasti Eesti riiki ja meditsiini ja tervishoidu reformida. Ja siis ta käis ja sõitis mööda hooldekodusid, käis ringi vaatas, ütles, et jaa, teil on siin täiesti korralagedus, võtame kätte, paneme kinni, likvideerime ära ja keeras ringi, läks uksest välja. Ja niimoodi ta käis päris mitmes hooldekodus ja inimesed muidugi paanikas, mis nüüd juhtub, tead, ministri nõunik käis ja ütles, paneme kinni. Hakkasid ennast ise vaikselt likvideerisid ära, eks ju, ja pärast siis keitati õlgu küsida, mis teil olid ennast ära likvideerisid. Kes teil käskis? No täpselt samamoodi, et oleks ta kangete jalgadega käinud, ütled, et mis alused sa kinni paned, mida sa kinni paned. Usu võib-olla polekski üldse kinni pandud, aga kui sa ise juba ennast likvideerima hakkas, siis ei ole pärast enam mitte kedagi süüdistada. Peale selle, kui sa vaatad peeglisse, ütled, et ise olin loll. Nii lihtne asi ongi. No sul on täitsa õigus, jah. No, Eestis... Tule pane, kui sa julged. Niimoodi tuleb. Minu meelest ta peaks olema ikka nii, et kui meil ei ole tsensuuri, siis tsensuuri ei ole. Ja kui meil on sõnavabadus, mingid klauslid siis on meil, mingid klauslid ju võib-olla isegi mingis mõõdus on vajalikud, sõjasaladust võib-olla tõesti ei saa nagu välja öelda. Seda põhiseaduses ei olnud, põhiseadusjärgu... Aga millised on head kombed, tekib küsimus. Need on igal ühel erinevad. Millised on head kombed? Lihtsalt. Araablasel on oma head kombed, juudil oma head kombed, mustlasel oma head kombed ja seaduslikul valgal oma head kombed. Riigikirikut ei ole, me ei saa isegi oma riigis öelda, et meil on mingisugused kristlikud kombed või 10 käsku. Eesti on maailma kõige uskmatud. Ja me oleme õigusriik, sest meil peavad olema ainult, meie käitumist saavad reguleerida ainult seadused, mis on must valge kirjas ja mitte kellegi arvamus, mitte kellegi komme, mitte kellegi mõte ei saa siin olla ülimuslik või reeglid nendest samadest seadustest, mis me oleme kirja pannud. See laieneb nii kohalikule omavalitsuse ametnikele, ükskõik minusugustele pisikestele poliitikutele, ükskõik kes midagi tahavad. See kõik on tegelikult poliitiline või siis bürokraatlik omavoli. Selle vastu tuleb võidelda ja kui inimesed lihtsalt on sellised, et nad on lambad, lasevad endaga teha, mis iganes, panevad ennast ise kinni, siis tõesti nii nagu see anekdoot on, et puuaks üles, üks küsib tagantreast, kas nöör tuleb omal kaasa võtta või? Kas me oleme, aga vaata, see ongi see sama, millest ma kogu aeg räägin, selle orja rahva mentaliteet, et puudub enese väärikus. Just, sa ütlesid väga ilusti. Mul eile just tekkis kellegi küsimus, et miks venelased, üle tigi oli, miks venelased eesti keelt ära ei õpi? Miks nad peaksid õppima? Sellepärast, et kui sa ennast ise jaustasid ka teises. Nii lihtne see asi ongi. Meetib see meile või mitte? Et mis mind ajendas nagu siia tulema? See ei olnud raamatukoi oli teine järg. No sul on midagi ütlemata. Mul on midagi ütlemata. No, lase tulla. Eelmine aasta, nagu me teame, iga aasta on raamatulaat meil. Jah. Nii, raamatulaat korraldab Eesti Kirjastajate Liit, kus on, ma täna vaatasin, 27 liiget. Eestis on vist 150 kirjastust. Või Eesti Kirjastuste Liit. Nii. Eelmine aasta ma tahtsin minna ka raamatulaadale, müüma oli mitmeid raamatuid, oli siin Raalril oli mõni raamat välja, et ma rääkis sulle ka, et paneme seljad kokku, lähme. Eelmine aasta jäime hiljaks. Ei jõudnud, kohad olid välja müüdud, ma saan aru, et kohtade arv on piiratud. See aasta ma mõtlesin, et ma panin omale meelde tuletse, et helistan juba septembris, oktoobris, et jõuaks, et ei oleks see, et bronniks omal koha ära, et keegi ei ütle, et ei ole. Nii. Helistasin sinna, väga tore, et meil just nüüd nädala 2 pärast läheb asi käima, et siis ma panen üles ja annan kõigile teada, kes nagu, et kes te olete, ma olen Maatriks kirjast väga hea, et panen kirja, et saadame teile kõik pakkumised, värgid, särgid. Nii. Vaatan, novembri lõpp hakkab kätte jõudma, 9. hakkab see asi, helistan sinna siis. Eesti Kirjastuste Liitu, seal on inimene, kes sellega tegeleb, see on Eesti Kirjastuste Liidu tegevjuht, naisterahvas, nimi, igaüks leiab. Ja helistan, et mulle pidi, helistan, sain ta telefoni otsa, et mulle pidi helistatama või antama meiliga teada, millal saab nagu koha bronnida sinna raamatulaadale, mis on enne jõule, väga palju inimesi käib. Ja et ma ei ole saanud, et kas teil veel koht on? Küsisin kõigepealt ära, kas teil veel kohti on? Et ega ma pole jälle hiljaks. Oi, üks koht on.
üks koht on. Nii, ma ütlesin väga tore, ma broneeriks selle ära, et no, et see on siis, ma ütlesin, et vahet ei ole, mis koht see on, põhiliselt on koht, mul ei ole palju raamatuid, mida pakkuda ja ma mahun ka väga väikse koha peale. Nii, aga me saatsime kõigile ju. Kuidas te siis ilma jäite? Ma ütlesin, teate, et ma just enne seda, kui teile helistasin, vaatasin kõik oma meilid läbi, et äkki mul on midagi 2 silma vahel. No ei ole jäänud. Ja, et üks koht on, et veel saab ja kõik on korras on. Ja siis küsib, et oota, aga kellega ma räägin? Küsib minu käest. Ma ütlesin, et ma olen Mati Nigul ja Maatriks kirjastusest. Maatriks kirjastusest. Teile ma otsustasin mitte saata kutset. No siis ma kutsin, mis mõttes? Ei no, ma vaatasin teie kirjastuse lehekülje pealt, et mis raamatuid te müüte ja värgid, särgid, et see ei ole nagu, et jah, ma otsustasin teile. Ma ütlesin, et nii ongi, et ainuisikuliselt teie otsustasite või oli teil mingi nõukogu selle kohta. Ei, et mina otsustasin. No ja siis me rääkisime pikalt just sellest põhiseadusest ja tsensuuri ole, et Eestis ei ole tsensuuri ja niimoodi ei tohi nagu teha ja no ütleme nii, et hääle järgi ta juba peaaegu nuttis seal telefoni otsas on ju. Ma ütlesin, okei, et arvestage, et ma siis tulen teilt uuesti seda kommentaari küsima, et aga järgmine kord valigis oma sõnu väga hästi, et järgmine kord ma lindistan meie telefonikannet on ju. Ja siis ma talle tegelikult ei helistanudki tagasi ja siis ma kirjutasin talle kirja meili teel. Teile rääkisime, et oli koht ja nüüd te ütlete, et noh, et ma ei saa seda kohta ja kõik pani pika kirja valmis ja järgmine päev tuli lakoonile vastuks. Tänaseks on kõik kohad välja müüdud. Kahjuks ma ei saa teil seda kohta võimaldada. Kõik. Kogu vastus. Saad aru? Siis helistas samal päeval Harri, et tema tahaks minna. No, et ma ütlesin, et üks koht on, siis sul oli igavesti, et kohta ei ole. Sa kirjutasid? Ja ma kirjutasin, ma sain ka vastu üks, et kõik kohad on... Ühesõnaga, kohad olid juba enne ürituse nagu välja kuulutamist sisuliselt. Ei, see oli juba oli hilja. Aga mis siis nagu, kas sa ei ole mõelnud kohtusse minna või kuidagi, sa ei ole ju seadust rikkunud, Eesti Vabariigis on igasugused demokraatlikud õigused justki olemas, aga miks ei ole? Mul oli pikalt, aga mida sa tõestad? Ma arvan, et kohus on ka ikkagi mingi eelarve, mis ei ole väike. Ei no sa lähed kohtusse. Kindlasti, jah. Sa lähed kohtusse, aga millega sa tõendad seda, et sinu õigusi rikuti, kui sulle ametlikult tuleb vastus, et kohti ei ole, sa jäid hiljaks. Sul ei ole mitte midagi rääkida rohkem. Ise olid loll, nii lihtne ongi. Et ei lindistanud oma esimest kõnet. No. Jah. Ei no, aga sa saad ju tõestada, et su raamatuid ei ole poodi müügile võetud, et neid on sealt poest tagasi. See on iga erafirma. No erafirmad, mina saan aru, et erafirmad peavad ka ikkagi lähtuma seadustest. Tähendab, erafirmaga on see huvitav asi, et tegelikult on nii, et kui mul on erafirma ükskõik mingi iganes töökoda, siis ma ei pea isegi igat inimest teenindama. Vaata, ei, kuula nüüd. Avalik teenus peab tegema. Kui sa oled avalik teenus, kui sina pakud avaliku teenust ja sina oma putkaga avaliku teenust pakud, siis ei saa öelda niimoodi, et vaat sind ma teenendan, sind ma ei teenenda. Sa ei saa niimoodi öelda. Kunagi mingil õllekal tuli ju probleeme, kui nad panid ukse peale sildi, et nad teatud nahavärviga inimesi ei teeninda. Sa ei saa niimoodi öelda. Vaata näiteks, mis puudutab sinu raamatupoodi, siis sinu raamatupoodis on niimoodi, et sa võid mitte võtta sinu raamatut müüki, see on tema otsustada. See on tema otsustada, aga tema ei saa ukse pealt inimesi tagasi saata ja öelda, et näed, võt seda raamatut või mina teile oma raamatut ei müü. See laieneb sellisel juhul, aga mitte niimoodi, et kui näiteks sa tuled oma raamatuga, ma ütlen, ma ei taha seda raamatut võtta, ma ei näe, et see raamat võiks meil hästi müüa ja ma ei võta seda vastu. See õigus on tal olemas. Sellepärast, et see on 2 juriidilise isiku või füüsilise ja juriidilise isiku omaväline suhe. Aga kui ta pakub seda raamatu müüki avalikult rahvale, siis ta ei saa öelda, et sina poodi tulla ei tohi. Ja et mina sinu raamatut müüki ei võta. Seda ta saab öelda, et ta sinu raamatut müüki ei võta, aga ta ei saa öelda seda, et näiteks kui mina tulen poodi ja tahan mõnda raamatut osta, siis ütleb, ei, sina mine ära, sinule me seda raamatut ei müü. Vaat niimoodi ma teha ei tohi. Sest et kui ta raamatut müüb, siis ta pakub läbi selle müügi avaliku teenust kõikidele inimestele peab pakkuma võrdselt. Vaat täpselt nii, nagu sa tõid selle näite praegu sellest kohvikust. Pane silt, tee kohvik, pane silt ukse peale neegritele koertel sisenemine keelatud. Vaata, mis juhtub, eks ju? See on absoluutselt hoopis teise selle paragrahvi põhimõtte alla käiv case. Ühesõnaga, ma saan aru, mis sa räägid, aga mina igal ju näen, et antud juhul on ikkagi tegemist süsteemse nagu tagakiusamisega ja tsenseerimisega, olgu see juriidiliselt, kuidas ta on. See asi ei ole normaalne, see asi ei ole õiglane, see asi ei ole millegagi põhjendatud. Ükskõik kellegi ma olen rääkinud ja öeldi, et ei lastud mind selle pärast sinna raamatulaadal kõik, et kuidas see võimalik on. No
no näed, kohti ei olnud, ongi võimalik. Ütleme niimoodi, et meie ühiskonnas valitseb teatud ühiskondlik moraal, mis ei tugine kodanike põhiõigustele, vaid tugineb hoopis mingile käsumajandusele, mingile bürokraatia diktatuurile, mingisugusele poliitilisele omavolile. Tõenäoliselt telefoniõigusele. Ja mingisugusele kildkonna huvile, mitte Eesti Vabariigi põhiseadusele. Ja vaat see on nüüd küsimus ka laiale ringile ja ka kõikidele teistele poliitilistele jõududele küsimusega, et kuidas me selle riigiga saame normaalselt edasi minna ja areneda, kui meie riigis eksisteerivad sellised tendentsid. No aga me ju näeme, kuidas ajakirjanduses osa maailmavaate esindajaid saavad sõna, teised ei saa. Kui on mingi debatt, siis on seal 8 feminist ja võib-olla on üks konservatiiv, aga võib-olla ei ole. Üldse ei ole. No, feminism ja see sugude võrdsus on omaette teema, aga kui me räägime nüüd globaalpoliitikas, no, see on ju veel hullem asi. No see on üks osa sellest globaalsoustist, hakka neid kõik üles lugema, päev läheb õhtale. Ei jõua nagu sellega kuigi kaugele. Jah, sul on õigus. Aga see ongi see, et ega mure ei ole sellepärast, kes tsenseerivad. Mure on inimeste pärast, kes ei saa üldse aru sellest. Aga tühi sellest, tähendab, sa rääkisid laenamisest, et ei tohi laenata. Võtta siin samas piirkonnas on üks väga ilus vanasõna selle laenamise kohta. Laena perse külasse, pärast situd ise läbi külje luie. Vaat täpselt nii see ongi. Ära laena mitte kellelegi, mitte midagi. Üks päev ma ka otsisin oma sellest tööriista ruumist piiksaagi taga ja ma tean, et keegi viist ära, ma laenasin, olin hea inimene ja nüüd mul oli omal vaja ja vaat näed, nüüd näri või hammastega. Ja tähendab, selles suhtes on sul õigus, et tee pilt ja ütle ära ka, fikseeri ära, et näed, võtsid mul selle, tood selle tagasi, aga laenata. No praegu oleme me oma iseseisvuse, ise otsustamise ära laenanud kuskile või ära kinkinud mingitele struktuuridele, millest paljudest me ei teagi, mis struktuurid nad on. Aga see on kõik rahva hüvanguks. No. See on kõik meie hüvanguks tehtud. Leia üks kurjategija, kes oma tegudele ei leia head põhjendust. Kõik on süütud. Ei, mis süütud, ta tahtis head. No, nii on parem, eks ole, vana inimene kuni oleks ära surnud, kannatas seal, no tuli kirvega aidata. No. Ikka leiab mingi põhjenduse, see ei ole niisama. Aga ma tahtsin jõuda selle tsensuurini, et me võime ju öelda, et see nagu ei ole tsensuur või ei paista tsensuuri moodi välja. Minu jaoks ta paistab. Ja teine asi, mis ma tahan öelda, et meil on praegu ikkagi dokumentaalselt tõestatud, et maailma suurfirmades toimib reaalne tsensuur. Ja, näiteks Twitteri näitel, kus praegu on 8 korda. Räägi seda Twitterist. Twitteri, ma ei tea, kui palju meil sellest kirjutatakse, ilmselt mitte nii palju, kui see asi väärt on. Veidi ja veidi imeliku nurga alt sageli. Ühesõnaga üks rikkur ostis ära ühe suhtlusplatvormi Twitteri. Ja üks Elon Muski nimeline rikkur, nii ostis ära ja erinevalt teistest rikkuritest ei ole ta vist päris punane või on ta küll punane, aga midagi on tal peast katki läinud, nii et ta hakkas jah seal roosa. No mis iganes, ühesõnaga on seal hakanud kehtestama teatavat tüüpi sõnavabaduse ilminguid, üksikuid, no on seal taastanud kasutajaid ühel ja teisel, mitte kõigil. Mitte piiranud, vaid taastanud. Just nimelt, seda mis piirati ja kõige see, et ta on välja visanud sellel hetkel, kui me praegu seda saadet teeme 8 portsu dokumente, mis siis tõestavad seda, et Twitteris on infot moonutatud, on teatud tüüpi, tavaliselt demokraatide infot on mingite robotite või muud abil üles tõstetud ja konservatiivide või ütleme tagurlaste ja Trumpi pooldajate infot on alla surutud, nad on pandud mustadesse listidesse, neid on shadow bannitud, me ka lahti seleta, mis see shadow ban on, see on niisugune ühesõnaga, sind ei kustutata ära, vaid keegi ei näe sind ja kui keegi sind näeb, siis statistikasse ikkagi ei kajastu ja kõik see asi on väga veider. Et sa võid kedagi jälgida seal, aga ta postitused sinu lehe peal ikka ei jõua, sa võid ise minema tema lehekülje. Ja just. Ja kui sa paned like, see like näiteks kaob ära ja siis kuskil statistikas nad tulevad ja lähevad kõik need näitajad. Et see on väga veider. Ja nendes 8 portsus siis on dokumente, mis tõestavad, et tsensorid olid FBI palgal. Twitteri tsensorid, et lisaks nendele ütleme teatud tüüpi vasakinfo ülespumpamisel oli siis ütleme parem ja konservatiivse info nagu varjamine või allasurumine. Seal oli eraldi dokumentide porukas, kuidas moonutati seda kõike COVID ja süstimise infot, no mis on selge, et riiklik narratiiv pidi olema ainult nähtaval, kõik muu pidi kaduma. See, kuidas Trump välja peksti sealt pärast 6. jaanuari sündmusi, mis nüüd ka tundub, et nagu mingid sündmused ikkagi et ei olnudki, et need paberid, mis selle kohta on ka nagu nalja asi.
ja siis enne valimisi selle Hunter Bideni, praeguse presidendi poja laptopi kinni mätsimine, mis olevat olnud siis Vene valeinfo, aga nüüd selgub, et ikkagi valeinfo ei olnud, et oligi üks ilmselt jõledusi ja korruptsiooni ja ma ei tea, mida kõike täis see laptop. Et me näeme ühe sellise tehnoloogia hiiu pealt, kuidas see on läbi põimunud siukse süvariigi luurete ja vasakaktivistidega. Ilmselgelt on seal nagu rüvetatud nagu inimõigusi, sõnavabadust, kõike seda, mida sa oskad ette kujutada ja mitte ainult lisaks sellele on moonutatud valimistulemusi ja üldse nagu demokraatliku riigi nagu toimimismehhanisme. Aga nagu keegi suu lahti teeb, siis me edendame demokraatiat, me viime sinna demokraatiat, meie demokraatia on ohus, eks. Võta Jaani raamat, kuhu kadus Eesti demokraatia, raamatu lõpuks jõuad sinna, et seda pole kunagi olnudki. On ju? Et selles mõttes ma näen, et meie raamatupoed toimivad nagu sama loogika järgi. Et kõik, mis on vasakasi, läheb sealt läbi nagu ludinal ja kõik, mis on sellest kuidagi natukene erinev, sellel tekivad takistused. Ju see on tulus ja kellelegi kasulik. Ja tegelikult sul võib see raamat seal kuskil isegi olla poes ja sa ei leia seda, sa pead minema konkreetselt otsima raamat, sa pead enne teadma, kui sa raamatupoodi lähed, mitte nii, et sa lähed ja kurat huvitaks midagi lugeda on ja sulle pakutakse. Käisin Apollo poes. Lepa raamat, see siiani tarkade protokollid, ma arvan, et need on siiamaani poes müügil. Ma käisin poest ja tausalt Apollos, ütleme niimoodi, et mul läks silme eest kirjuks, kui palju on seal raamatuid. Kui seal on igasuguseid muid asju, mänguisid ja mängudele igasugused lastekaubad ja kontorikaubad ja seal on nii palju asju ja seal on ka raamatuid. On või? Aga ma kirjutasin Rahvaraamat valiti ju maailma parimaks raamatupoeks ju, mäletate siin 3-4 kuud tagasi. Ja ikka see oli ikka ülemaailmne asi, et see Rahvaraamatu Viru keskuse raamatupood vist valiti maailma parimaks raamatupoeks. Aga võib-olla mujal on raamatupoed veel rohkem alla käinud, ega me imesta üldse. Kui tänapäeva maailmas. Sest kõik on võrku kolinud juba see põhjus, et need maapealsed raamatupoed ei peagi sellele konkurentsile vastu, eriti kui sa oled suures mingis ingliskeelses keeleruumis. Ja mõtlen, kui ma kunagi ostsin veel võrgu antikvariaatidest raamatud, siis mingi tuttav oli New Yorgis ja ütles, et ära mind saada enam poodi seda asja, ütlesime, et need poed on juba kinni pandud. Need väiksed, sellised antikvariaadid, mis võrgus ei olnud. Et kõik, kes on alles, on võrgus ja kõik, kes ei ole, need on surnud. Kui tänapäeva maailmas midagi maailma parimaks valitakse, siis minu meelest see on väga kahtlane antireklaam lihtsalt. Samas on veel raamatupoed on olemas, see on suur asi, sest väikelinnadest on raamatupoed kadunud. Peale Abja minul ei tule praegu ühtegi ette, kus veel oleks raamatupoed alles. Ma ei käi igal pool, väikelinnades, aga nendest, kus ma olen viimasel ajal liikunud, vanasti oli seal enam ei ole. No seda raamatukogudes on ka mõnedes. Aga kuidas raamatukokku sattus? Raamatukogu ise tellis või? Ise otsisid inimesed käis küsimas. Ja siis nad võtsid omal sisse ja ostsid umbes salaja. Umbes tšütni nii kaugel, et müüge meil neid raamatu, aga mõne teise nime all. Räägiks kirjastusest veel, et mis raamatuid sa veel oled teinud? Mul kokku vist seal, ma ei mäletaks, 14-15 raamatut. No üks raamat, mida ma tegin selline, mis oli selline David Icke'i see meelepetted, mis on siin nüüd aastast 2000. See oli 3-köiteline või? Ei, tegelikult on 1-köiteline raamat. Ta on selline 800 lehekülgi klots. Aga siis mul tuli selline bright idea, et kurat, et inimestel on üks asi, teda raske lugeda, teda on raske kaasas kanda, teda on raske käes hoida, ta on selline tellis. Ja siis ma tulin selle peale, et võtsin raamatu, et löön ta lihtsalt kirvega 3. Umbes nii palju lehekülgi ja vaatasin, et peatükk ei läheks teise raamatusse edasi ja andsingi välja niimoodi, et esimene raamat lõpeb leheküljega 234 ja teine raamat hakkab leheküljega 235. Siis mul trükiga sellist nalja peab veel näinud, et kui niimoodi raamatuga tehakse. Ma ütlesin, kurat, minu kirjas mina teen. Huvitav, et täiesti huvitav, et inimesed said juba lugema hakata algust ennem, kui teine osa välja tuli. Ja eks nende tõlkeraamatutega on see, et ega sa tõlkimine on nii kallis töö, et kui sa lausa ise ei tõlgi, on ju, siis ja küll, Mein Kampfi oleks võinud lasta raha eest ära tõlkida, see ei ole probleem. Seda müüs nii palju, aga ikkagi teised raamatud siin kõiki kuuled antakse 500 tükki välja. Kui on tõlkeraamat, siis 500 raamatuga sa oma raha tagasi ei saa. Aga mis see Lepa motiiv oli? Lepa motiiv? Lepa oli lihtsalt sõber. Oli üks väike raamatutrükikoda, tähendab väike trükikoda, kes trükkis ka väikselt raamatuid, oli see, nüüd on ta trükiviis, ma ei mäleta, mis ta nimi ennem oli.
No tema pealik on nüüd surnud, suri järsult, mitte selle raamatu pärast. Tal oli lihtsalt mingi haigus on ju ja läksin tema juurde, küsisin, et ja siis mul oli juba see idee, et annaks selle välja peale seda, kui see, ühesõnaga, kui Mein Kampfi kõik autoriõigused kukkusid, nii et iga mats võis seda trükkida ja teha, noh, ehk siis 70 aastat autori surmast, ehk see on siis 2015. Ennem olid need autoriõigused mingi, ma ei tea, kelle käes seal kuskil, ei olnud Hitleri sugulaste käes, aga nad oli mingi Austria, mingi maakonna, ma ei tea, mis kuradi kohtu või mida iganes, kelle käes nad olid, aga 2015 nad kõik kukkusid ja siis ma kuulsin telekas saadet, noh, see oli ka ikkagi ime, et tehti üldse Eesti televisioonis mingisugune saade sellest, mitte saade, aga saates küsiti, et selle Mein Kampfi autoriõigused nüüd kukkusid, no see oli ikka kuskilt jooksis läbi palju ja siis seal tulid sellised sõnad, et kas nüüd on oodata, et ka eesti keeles välja tuleb. Ja siis Vastov ütles, et tema ei tea Eestis ühtegi kirjastust, kes tahaks omale võtta külge sellist plekki, et annaks Adolf Hitleri Mein Kampfi eesti keeles välja. Ma tean täpselt sellist kirjastust, kellist asja tahab teha. Ja siis läksin, noh, ma ei hakanud, isegi tõlget ei otsinud veel ja siis läksin sinna sellesse väiksesse trükikotta, küsisin, et kuule, et kui ma toon sulle raamatu, on ju, et kas sa trükid ära? Ma arvasin, et isegi raamatupoed ei võta teda müüki, ma arvasin, et üksi trükikoda ei võta ka trükki seda. Et see asi on nii kaugele nagu arenenud, on ju. Küsis, mis asja sa teed? Ütlesid, et Mein Kampfi tahaks eesti keest. Tule siia, kutsus mind raamatu selle riiuli juurde, siis näed, palun sulle eesti keelne. Mõtlesin, tohoh, miks ma kuulnud. Aga siin üks inimene käib kogu aeg ja teda seal meil tellib seal 20-30 kaupa ja sellest mingist osta eest saad seda tellida. Maksab mingi, päris krõbe hind oli, mingi 50 eurot oli ja et saab. Ja siis ma ütlesin, et kas ma saan ka selle raamatu kuskilt, siis ma tellisin sellelt samalt inimeselt, kes ta oli nagu välja andnud ja tahtsin ka lihtsalt lugeda. Ja hakkan lugema ja saad aru, no ei ole võimalik lugeda. No tõlge, siis näitsin Margusele, kuna teadsid, Margus ütles, kuule, et seda parandama hakata, lihtsam on uuesti tõlkida. Ja ma tean, mulle ütles ta sama. Et siin on niimoodi tõlgitud, no ma ise ka loed, tõuvad lause lõpul, mis asi see nüüd on ju. No keegi, kui on lugenud Google Translate'i tõlget, siis mõnes kohas oli tõesti selline tunne, et oli Google Translate'iga, et sa ei saa mitte midagi aru, mis seal kirjutada. Ma ütlesin, kurat, sellist raamatut ei tohi niimoodi välja anda ja siis ma võtsin ka selle inimesega ühendust on ju alguses, et äkki ostaks selle tõlki ära, et teeks nagu annaks suuremalt siis välja ikkagi on ju. Kui ise tõlgin, Margus, ei, tead, anna siia, ma võtan ja tõlgin selle ära, et siis sa saad oma jamadest ka lahti sellest võlast, mis mul tekkis seal 2016 selle Aiki esinemisel. Ja nii ta tegi, Markus huvitas ja siis ma nii selgelt mäletan, kui ta ütles mulle, et kuule, võta nüüd loe ise ka üle, et ma ei näe enam vigu, et mul on ta peas eesti keeles, inglise keeles, vene keeles ja saksa keeles, et ma ei saa enam, loed ja siis ma tõesti võtsin esimene kord, kui hakkasin lugema, ma mäletan juba päris mitu nädalat lugesin ja parandasin, siis ma kõigelt lõiksin mingi 500 viga sealt seest, Ja siis ma pärast, kui ma see välja olin andnud, siis ma ütlesin inimestele ka alati, kes käest said, et ütlesid, võta loe, kui sa leiad mõni viga, märgi üles ja saada mulle, et me saame järgmises trükis ära parandada. Ja trükkimine oli ju ka niimoodi, saime siis tehtud ja küljendatud ja siis läksin trükikotta. Ma julgen tal ISBN isegi võtta alguses. Läksin, mõtlesin, et sa kunagi ei tea, täpselt see sama, et sa pead ju ennem registreerima, et sa sellise raamatu üldse välja annad, kirjutad, küsid ISBN-i, aga siis on juba see kuskil väljas ja keegi kuskil juba sosistab, et näed, tuleb ja siis lõpuks leiab trükikoda sulle ka umbes nii, et tal valgustus tuli taevast ja ütles, et seda raamatut ei tohiks ta trükkida, muidu trükikoda läheb põlema ja ma ei tea, mida iganes. Ja siis, kuna ma olin, Tallinna raamatu trükikojas päris palju raamatuid kirjutanud enne, siis ma ütlesin inimesele, küsis, mul oli seal oma selline inimene, kes seda minu asju nagu alati ajas on ju, ehk oma see haldur või mida iganes ta oli. Ütles, kas trükid ära? Pole probleem, trükime ära on ju. Ja esimene raamat oli ju pealt ka, ma tegin kohe sellise kaanega raamatu, paber oli ümber, nagu soliidne raamat on, kõva kaaneline on ju. Ja esimene raamat oli nii, et kui sa selle kaane ümbert ära võtad, siis ta oli seest samasugune nagu siin peal. Nii, uued on kõik sellised. Nii, et kellel on selline raamat veel, mis on pealt selline teab, et tal on esimese 1000 trükiraamat. Ja siis teised tulid siis nii, nagu ta originaalis on. Originaaliga oli ka veel nali.
sa arvad, et sa leiad sellist raamatut, originaali? Mina leidsin Ameerikast, eBayst, oli müügis. Vaatan, originaal 30, ma ei mäleta, mis 3. aasta välja lase on ju. Hind oli mingisugune selline, no nagu seal on see oksjon oli. Nii, vaatan siis, et järgmine päev lõpeb oksjon, et teeks ka mingi pakkumise, ostaks ära, on ju, et tahtsin originaali saada ja järgmine päev lähen eBay, sealt tuleb ju, kui sa teed oma selle automaatse pakkumise, on ju, sul tuleb ju link vastu eBayst, et sul on automaatne pakkumine seal. Lähen järgmine päev, vajutan sinna, vaatan, kurat, ei ole raamatut. Et mida te otsite, ei ole leitud eBay's. Nii, mõtlesin, tohotilla, aga mul jäi ju müüa see, mida ja siis, mitte koordinaadid, aga seal on see, kes see müüja on, seal on mingi link, vajutad sinna, et näed müüa teised esemed. Ta müüs igasugu teisi vaasikesi seal ja mingeid asju, sellega mitte midagi pistmist on ju. Siis ma kirjutasin talle, et kuule, eile oli sul raamat müügis on ju, täna on kadunud, ütles jah, eBay käskis maha võtta. Ma ütlesin, tohotilla, ma küsin, kas sul raamat on alles seal on ju. Meili aadressi sain juba teada, et raamat on, ütles raamat on, et ma ütlesin, kuule, et mis sa tahad selle raamatu eest siis on ju. Siis ta tahtsi mingit ulmerist numbrit seal kord $150 on ju. Ma ütlesin, et okei, davai, lepime keskel kokku, et eile oli pakkumine seal 70 peale, et lepime 100 peale kokku. Et anna mulle oma andmed, ma saadan sulle $100 ja sina siis saadad mulle raamatu on ju. Ma ütlesin, aga enne kui sa lähed, mine küsi, mis selle raamatu kindlustamine maksab. Saate kindlustamine, et ütlen, ma tahaks näiteks $1000 peale selle ära kindlustada, kui sa mulle saadad kindlustatud paki. Siis ta uuris, see läks ka mingi mõnikümmend $, ma mõtlesin väga tore, et kui keegi sealt suvatseb selle vahepeal ära virutada, siis ta vähemalt maksab $1000 selle raamatu eest. Ja siis saingi raamatu kätte niimoodi. Trükiarv. Kurat. Originaalil. Jaa, seal oli, kas oli 30 miljonit äkki või? Lehes kirjas. No jah. Ma pean täpselt vaatama, see oli ikka miljonites. See oli ikka päris suur. Ja tänapäeval sa kurat, ma ei tea, kus sa leiad neid. Võib-olla sa mingi originaali kuskilt leiad. Ja seal oli ka see originaali pull, seal oli nagu hariliku pliiatsiga alla viirutatud kohti sees ja selline päris huvitav raha. Ja siis kokkuvõtvalt mina siis main on muidugi, kui keegi lugeja küsib, main on saksa keeles minu ja Kampf on võitlus, see on minu võitlus ja mina siis lõin toksisin netti sisse ja sealt tuli PDF-ina ka välja, et nagu väidetavalt originaal, ühesõnaga PDF, laadisin endale alla saksakeelne ja lugesin teda siis paar peatükki ja seal oli siuke jutt, et teeme partei ja võtame võimu ja paneme asjad paika ja teeme korda ja teeme selle asja hästi ja teeme selle asja hästi ja meil on partei, natsionaalsotsialistlik töölispartei, ühesõnaga siuke jutt oli, mis keel siis oli? See oli saksakeelne, okay. See oli ka originaal kirjutatud, et see on originaal, see on saksa keel. Ma ei saa garanteerida, kas ta oli, aga see oli kirjutatud. Aga see jutt oli selline, nagu meil iga partei hakkab enne valimisi rääkima, täpselt samasugune jutt. Varsti tulevad suure käraga valimised, kus igaüks süüdistab igaühte ja suure käraga ja see jutt on siuke, samasugune jutt on siin ka kirjas, pool raamatud on autobiograafiline, nii et absoluutselt arusaamatu, miks selline demoniseerimine. No vot, see ongi, demoniseeritakse, et sa ei saaks teada, et see tegelikult ei ole selline, selleks ei lasta teda müüa. Aga siis armsad võrgutelevisiooni vaatajad, tõmbame meie tänase saate otsad kokku ja loodetavasti oli huvitav, saite kindlasti teada, mida varem pole teadnud. Head vanastu lõppu teile kõigile ja kuuleme järgmisel uuel aastal siit Läti piiri äärest Irmu külast Salastuudiost. Aitäh! Ja kui te arvate, et parteilaste raamatuid ei ole hea lugeda, vaadake oma raamatukogu üle, põletage parteilaste raamatud ära. Kõik, eriti kommunistide omad.